Esmaspäev, hetkel olen siin Jalaka ristis ja ootan Raimari reklaami, kohe peaks tulema ka. Tuli! Ennem Bauhofi reklaami siis. Jah, ennem Bauhofi reklaami on siis siin Jalaka ristis. Jumala äge tegelikult niimoodi suurelt enda reklaami näha. Ma ootan ühe korra veel ära, vaatan rahulikult, aga paar kiiresti käib selles mõttes, jah, 10 sekundit või mis ta on, et ma vaatan Bauhofil mõnes mõttes nagu kavalamalt. Oleks pidanud vist hinnad ka ikka juurde panema ja samas kõigil ei ole, Bauhofil olid hinnad ja vist oleks nagu iga selles pidanud olema ikka kogu aeg see Raimari logo, et kuna see käib nii kiiresti, see on liikluses ka, et siis aga õpime ja vaatame, eks ühe korra siia, teine kord sinna, niimoodi testid, mis reklaam töötab, mis ei tööta ja vaatame niimoodi vaikselt, aga kui kedagi huvitab, palju siis selline nädal aega reklaami maksab niimoodi sellel ekraanil, siis see oli, ma ei mäletagi enam, see sai juba maikuus võetud, aga mingi 150 € või midagi. Ma tegin selle nagu lõigu ise või õigemini kasu tegi, aga jah, maru lühidalt on tegelikult, hästi kähku läheb mööda. Aga kindlasti õppimisruumi on siit, et kuidagi nagu rahulikumalt võiks selle võtta. Võib-olla teistel on pikemalt ka, võib-olla ma ütlesin selle 10 sekundis oli kõige lühema, et oleks võib-olla pidanud natuke pikemalt võtma. Aga korduste arv on päris suur, et ta näitab ikka päris jõudsalt seda. Et eks see näha ole pärast ja ma unustasin panna selle sooduskoodi siin, et mõõta, kuidas see reklaam nagu töötab, aga noh, kuna algusaeg ja tellimused ei ole nagu tuhandetes või sadades päevades ja ei ole nagu 10 kohas erinevat reklaami nii-öelda ala igas linnas mingi LED-ekraan, et siis nii see sooduskood veel nii palju rolli ei mängi, aga kindlasti jah, et nagu panema mingeid asju, et mõõta, kuidas see reklaam ennast ära tasus, sest ütleme niimoodi, et kui sa paned 150 € reklaami alla, siis sa tahad sellest ju vähemalt topelt tahad ikka tagasi saada või isegi rohkem, et no tasa kindlasti. Aga pigem ikkagi rohkem kui tasa, et siis jah, et ju mõõdad korra ära, vaatad, kui sealt ei tulnud piisavalt tagasi, siis seda reklaami sa enam ei kasuta, aga päris tihedalt käib. Väga tuus. Aga jah, kuskil all või nurgas või paremal oleks pidanud kogu aeg Raimar olema. Et see Raimar on ainult korraks, et see õppimiskoht. Täna on teisipäev ja ma ei tea, kas ma veel seda siia videosse sisse panen, aga igal juhul jälle olen siin Opeli juures ja Arti peaks ka MZ-ist iga kell siia jõudma ja siis me hakkame arutlema, et palju siis tööraha läheks, et see mootori ja käigukasti tunneli asjad ära teha. Aga ma tahan seda ära osta, mulle see auto meeldib, mulle meeldib, et on kupee, tema erilisus ja ta on lihtsalt algusest peale, nii palju kui ma seda autot tean, on ta mulle meeldinud ja ma olen tahtnud sellist vanat autot, ma muidu tahtsin nagu Sixi, aga see kupee variant meeldib mulle natuke rohkem ja Sixist natuke haruldasem, nii et suure tõenäosusel ma ostan ta ära ja teen ta ära. Et kuigi praegu rahadega on nii ja naa, aga sellised võimalused tulevad harva ja lõppude lõpuks, kui ma seda just põlema ei pane ja keegi mult seda ära ei varasta, siis auto väärtus on niikuinii lõpuks suurem kui praegu, nii et ma tahan seda autot endale, mulle meeldib see auto. Nii, hetkel siis MZ-i teeles poole teel ja passin ära. Ma ei suutnud vastu panna. Tahan seda autot omada, ma tahan selle autoga teha erinevaid asju ja miks mitte siis ta ära osta. MZ auto siis tema ülesandeks saab olema siis ma pärast kaameras näitan ka, ma arvan, võtame seal ka veel vist kapoti korra maha, et siis ma näitan seda motot, igal juhul moto ja asjad lasta jääda veel saladuseks, mis siia vahel läheb ja selline ta mul hetkel on siis toorik, et kuna selle MZ autos on tõenäoliselt palju inimesi, siis ma igaks juhuks filmin juba siin ära, sest ma olen, nagu te teate, kaamera häbelik ja tööd on.
et selles mõttes see uks, see plast, sinna see kõik asjad on nagu olemas, aga ta on küll selline tegelikult, arvestades seda, et see on nii lihtne auto, ega siin ju ainult sidur, pidur, gaas, rool, käigukang ja istmed ja ongi olemas. Et need pidi siis mingi golfitoolid olema. Toolid hetkel ma arvan, et jäävad samaks, aga kui ma leian siia midagi ägedamat asemele, siis ma ostan need ka juba ära ja panen, aga ideaalis ma üritan ta lihtsalt hetkel teha niimoodi, kuna see mootoris väpp ja see tööle panek läheb päris kulukaks. Eks ütlen hinda siis, kui kätte saan, aga hetkel on eesmärk lihtsalt sõitma saada ja hiljem hakkab tegelema nende peenhäälestustega, aga ma pigem jätangi ta selliseks robustseks, selliseks suvel orienteerumis, retrobestil, mis iganes, see robustseks autoks, et ma ei ürita tast mingit väga näitusautot teha, et pigem selline rahvarallika stiilis tuleb arvatavasti. Võib-olla natuke JDM-i ka, aga jah, selline ta on. Numbrimärgid asjad kõik on kulunud. Lihtne oleks uus numbrimärk panna, aga võib-olla lihtsalt värvib ära. Ma räägin, ma üritan ta mingi selline JDM rahvarallika, neid on hästi palju selliseid rahvarallikaid, mingit sellist nagu miksi. Üliäge asi on see, et 77 aasta vana auto kohta on sellel vedrud ja põhi, kõik asjad on tehtud tal ja ise on ta ära ka värvinud, aga siin on, kuna ta on talvel ka sellega sõitnud, siis on näha, et ta on hakanud juba tööle. Et midagi, et ma pean sellega ette võtma rooste kohtadega ja siin pisivigu asju nagu on, aga vana auto kohta ma arvan, et see on päris hea nagu põhi, millest nagu alustada, et hetkel ma siis päris nagu kapremontidele tegema ei hakka, et lihtsalt sõitma saada praegu. Kuna mul soolateedel ei ole plaanis teha minna, võib-olla ainult nagu järvede peale talvel, aga hetkel selline on ja veel midagi näitama. Ja siin on siis veel varuosasid. Ma ei tea, kas see ratas talle sobib või ei sobi ja see oli tal pagassis, ma tõksin ära, et ruumi juurde saada, sest seal on ka veel motoosad ja asjad. Aga mitte uued, aga esitiivad roostevabad, pagass vist oli see, uksed, siit uksed on pekkis, aga siit saab nagu lingid, klaas ja seal on varuosasid, seal on selle originaalmootori juppe ka, aga neid ei lähe vaja, et kui kellelgi on sarnane pill ja mingid juppe on vaja, võib alati küsida või tulla vaatama. Motoosad on kõik ära antavad ja antitiiv. See, ma ei tea, kas see läheb küll või ei lähe, aga äge ikkagi. See on selline nii ja naa. Originaal vanad sellised tiivad, eks seda võib-olla peaks natuke remontima, aga ma ei tea jah, kuidas ta nagu tegelikult sobib, sest see ei tundu nagu see originaal olevat, aga võib-olla seda vaatama võib-olla sobib, võib-olla ei sobi, aga sobib. Ta käib niimoodi järsku. Täpselt ei tea. Mis ta arvate, kas talle see tiib sobiks? Ei tea. Siis tuleb kuidagi custom teha, vaata, võib-olla kuidagi niimoodi üle panna või serva. Mõnes mõttes vist ei sobi. Ilma on natuke parem. Ma ei tea, ma ei oska selliseid asju. Selline ta on, jah. See peaks siis lähituli olema, see peaks kaugtuli olema. Need on suunatuled, see võre on ka natuke lahti. Need kõik on custom made juurde. Need siit niimoodi välja ulatuvad. Et see lisab ka punki juurde, sellepärast on nii äge välja näebki, et see originaalis selline ei ole. Aga mis seal ikka, lähme viime ära ja ootame, kuni ilmselt poisid asja ära teevad. Arvatavasti ma hakkan seal töllerdama ja ma teen seal juba ta ise nii palju kompleksseks ära, sest seal on kõik see salongi põhi ja asjad, kõik matt asjad tuleb tagasi panna ja tööd on. Et
mina on põnev. Vaatame, mis sellest asjast saab. Et eks praegu ajaliselt ei ole aega, aga noh, pas kuu aega saadakse pill tööl ära ja siis jääb veel vaadata, palju veel teha on vaja. Ja me üritaks ennem talve ikka korra sellega linna vahel ringi sõita. See on vähemalt eesmärk. Kolmapäev, lotopäev ja selline suur Jaguar siis tuleb siia Võrru restaureerimisele ja ägeneb välja ikka selline see vana hea Jaguari see Lion. Aga ei, tuli suht lihtsalt peale ja tundub, et mootor on raskem, sest päris kiiret tahtis juba hakata vajuma, aga ei, äge, et ikkagi vanu pille restaureeritakse, ei saadeta lammari. Ja ma olen nüüd ise ka ju selles klubis, kus ma ei lase autot hingusele, vaid hoian tal eluvaimu sees, et ma olen ka nüüd selles klubis 4 päev ja nagu näha, siis on vana kaubikuga, sest uus kaubik on Riias rendis ja tuleb juba sealt tagasi ja võtame siit mõned multsid peale ja siis lähme viime kliendile. Seal on mururullid ja need lähevad ühele samale kliendile. Mururullid on päris rasked, need on myös mingi ruudused tükid, 20 ruutu. Ja siin on väga huvitav, et neid maha tõsta muidugi saab tükk tööd, et ei määriks ennast nii ära, aga vaatame, kus läheb. Buksiir käis remondis ja eelnev probleem oli see, et see õhkpadja nupud nagu ei töötanud. Ja mingid kraanid oli ära. Et jälle üks väga 6 sotti arve. Lihtsalt selle eest, et õhkpadjad töötaksid või pumpaks kraanide vahetus ja asjad ja mingi väga retsika. Ma ei tea, kuidagi ma ei jõua enam neid arveid kinni taguda. Iga tundus nii väike asi, aga hoopis 600 € nagu naksti jälle. Väga retsika, kuidagi vägisi tahab kõik rappa joosta. Ja nüüd ta ütles, et nüüd on parem kui ennem, et see kõik need stopperid asjad ilusti töötavad. Jälle üks asi tehtud, aga ma ei tea, kuidagi hullumaja. No nii, laupäev ja hetkel vead siis seda romukat siin. Selline romukat saab vedada ja selline linna ümbruses Kärknas Kambiasse vedu, et poole silmaga hoiab ka driftmastersi silma peal, aga sai otsustatud, et täna teeb ka ilusti tööd ja mässab, et mässamist on. Aga jah, suvine ilm tegelikult on nagu jahe, aga samas on nagu palav ja siis ongi aken lahti ja ma ei tea, kui kõvat lärmist see tegelikult siin praegu teeb, aga igal juhul peame selle roomuka ära, E39 roomukas kus juures. Ja korra võsa vahel tõmbad peale ja kohe jalad sääskade poolt niimoodi ära söödud või ei olnud ju kõrvanõgesed, vaid pigem ma arvan jah, et sääsed tegid 1-0 nii korraks võsa vahele ja kohe jalad söödud. Nii, pühapäev ja hetkel oleme siis siin laadal, et meie setup siin Mari-Liisiga on siis selline, et suurelt Raimeri lipp ja värgid-särgid, siin on asjad kõik ilusti väljas niimoodi. Aga ma kujutan ette, need kasvavad nii suured. Laat läbi ja mõnus ilm täna, selles mõttes palav ei saa särk ära võtta, et peab ikkagi viisakas olema, aga väga mõnus päikseline ilm ja laat läks isegi päris hästi, see laada kohatasu oli natuke ootamatus suurem, et meetri hinnaga ja 6 € meeter ja mul oli 4 meetrit siis kaup laiali laatatud ja 24 €, et see oleks võinud olla natuke nagu väiksem, et oleks teadnud, et meetri pealt siis oleks kokku pool ennast võtnud, teinud 3-meetrise ala, aga ei ole hullu.
Isegi mingi kraami läks. Mina tegin sulle hea müügi. Mida? Jah, Mari eesmärk oli kõik need ära müüa. See tõesti näe. Kõik oli ära müüa, aga ta müüs ära nii palju. Selles mõttes ikkagi läks neid ja neid kanistreid. Läks igat ühte ju plastikkanistrit läkski üks. Aga ma tahtsin näidata enda seda lippu, mis ma tellisin. Et lippu tellisin ja 2 seda bännerit siis nii-öelda, et väga, kusjuures bänneri kvaliteet tundub päris hea või? Et päris okei. Ei, kraami läks, täitsa okei. Arvast seda, et ikkagi väike koht ja pigem on mina rahul. Et 3-ni on laat lahti, aga rahvast on nii vähe, et ma hakkame juba asju kokku panema väiks. Eelmine nädal oli päris tore, sai ostetud Opeli, sai laadal käidud, Mari-Liis oli super tubli, aitas mul laadal hakkama saada. Ausalt öeldes laadale minek oli rohkem närvis kui mingile driftiüritusele või midagi driftima, aga sai tehtud ja nüüd järgmistele ma saan juba enam-vähem üksi minna, et saan hakkama küll. Ja Opeli contenti ma arvan, et tuleb siis, kui ma mõtlesin küll, et ma hakkan juba Opelit seal tegema siis, kui pilli hakatakse seal tegema või midagi, aga arvatavasti Opeli contenti tuleb siis, kui Opelit läheb siis esimest korda käivitama või midagi sinna kanti, ehk siis see tuleb päris hilja, aga kirjutage, mis te arvate sellest ja ega siis muud kui olge muhedad ja tšau!